Iga kord, kui ma räägin kuskil keskkonna ja kliima teemadel, ujub kuskilt välja mingisugune onu Urmas, kes hakkab mulle rääkima, et meie siin tahame pingutada ja kõike muud, aga Hiina ei tee mitte midagi, Hiina saastab ikka edasi ja see on täiesti jura. Hiina investeerib rohetehnoloogiatesse meeletult ja meist juba kaugel ees. Just ilmus suurepärane analüüs Carbon Briefi poolt, kus räägitakse sellest, et Hiina eksportis aastal 2024 nii palju rohetehnoloogiaid, põhimõtteliselt igasuguseid päikesepaneele, salvestusvahendid, elektriautosid, et need tehnoloogiad oma elueaga suudavad kokku hoida 1% globaalsest kasvuhoonegaasidest. 1 aastaga eksporditi nii palju tehnoloogiaid. Okei, ka nendel tehnoloogiatel on oma kliimamõju, aga see umbes 100 miljonit tonni, mis nende loomisel atmosfääri paiskus, suudetakse poole aastaga tasa teha ja oma eluaja jooksul suudavad nad ära hoida 4 miljardit tonni heiteid. Nii et põhimõtteliselt ei, Hiina ei ole mingisugune vana saastav majandus, vaid tipptehnoloogiline rohetehnoloogiat eksportiv riik. Ja B, kui me mitte midagi ei tee, kui meie ei paku neile selles konkurentsi, siis nad lihtsalt sõidavad meist üle.